Viru vangla otsis finantsanalüütikut ja Margus kandideeris sellele ametikohale. Kui ta tuli vestlusele, siis oli kohe aru saada, et tema on just õige inimene sellele ametikohale. Me olime kolleegid ja mul on selle üle ülimalt hea meel. Kui ma lõpetasin põhikooli, siis ma otsustasin minna edasi õppima Kohtla-Järve Järve gümnaasiumisse, kus ma siis Margusega sain tuttavaks ja esimeste nädalate jooksul said meist juba väga head sõbrad ja pinginaabrid. Kui Margus gümnaasiumi pooleli jättis, siis see oli šokk meie kõigi jaoks. Hiljem siis saime teada, tema perekonnas oli juhtunud kurb sündmus. Margus pidi minema igapäevaselt tööle, et ülal pidada oma ema ja õdesid. Margus on väga sihikindel inimene ning Margusel oli alati eesmärk omandada kõrgharidus. Ning see teekond oli küll väga käänuline ja läbi raskuste, kuid siiski ta omandas kõrghariduse suurepärastele tulemustele. Kõige parem tegelikult, mis stressipinges ja rasketel hetkedel Marguse omaduseks on see, et tal on väga hea huumorimeel ja ta oskab nii-öelda ka rasketel aegadel oma kaastöötajaid positiivsusega nakatada. Ma soovin, et Margus oleks õnnelik, et ta teeks kõiki enda tegemisi südamega ning et ta ei unustaks ära, et tema ümber on tugimeeskond, kes teda igapäevaselt toetab. Kogu vanglateenistus soovib Margusele jõudu ja jaksu oma eesmärkide saavutamisel tulevikus. Ja ma olen täiesti kindel ka selles, et temast saab tulevikus väga hea juht.